käärid või? Hepp! Töötab või? Nii, lugu on siin. Nii, Silver, nüüd me oleme siin ilusas Lahemaa Kalurikülas, sinu suvekodus ja sul on siin teha päris palju selliseid viimistlustöid. Räägi mulle, kaua see terrass on siin olnud niimoodi viimistlemata? See sai valmis koos selle maja uuendamisega, ma arvan, 2-3 aastat tagasi. Et eks tal on midagi on siin mingite aegade jooksul pandud, aga ma olen väga igal pool juures olnud ka, et mul on alati see, vaata, kui on mingid tuttavad või nagu nii-öelda ka peres inimesed, kes teevad parem kui sina, siis vast teevad nemad, kui hakkad ise mökerdama. Esimene asi on meil vaja see terrass puhtaks saada. Käärid või? Tehopesu on selline pulber, mis tuleb lahustada vette ja see nüüd teeb selle terrassilaua puhtamaks ja ta avab ka tegelikult selle puidupoorid. Segame, see läheb siin päris paksuks, et ma ei tea, kuidas sul selle muusikaga on, et samamoodi, et kaua tehtud kaunikene ja mida rohkem seda vaaritad, seda parem lugu tuleb. Muusika tuleb ikka pigem kiiresti. Meil on sõnadega alati raskusi. Mitte keegi ei ole vaata nagu kuuleta ja siis istud ja lihtsalt tunned ennast nagu tunde nagu maailma kõige andetuma inimesena lihtsalt. Kui ta ei tule, ja siis lõpuks saad valmis. Käärid või? Hepp! Töötab või? Nii, nüüd on see aine siin peal olnud, võib-olla pool tundi ja nüüd on vaja ta siit maha saada. 2 varianti, üks on, kas kasutad seda aiavoolikut ja harja või siis võtad sellise kohe spetsiaalse masina, millega siis läheb oluliselt kiiremini. Õnneks on meil olnud nüüd paar sellist hästi päikeselist ja sellist tuulist ilma vahepeal ja pesu, ma vaatan, on väga hästi meil õnnestunud. Et nüüd on laud nii kuiv, et ta võtab seda õli sisse nagu käsn. Ja õli, mida me kasutame, on Valti, Kaluste ja terrassiõli ehk siis mööbli ja terrassiõli. Ja see toon või see õli, mida me siin praegu kasutame, on valmis toon. Et toodete puhul esmane soovitus on alati see, et läbi segada, sest et sinna pigment võib olla põhja sadestunud ja siis võib juhtuda see, et alustad sellise kollakas pruuniga ja lõpetad punakas pruuniga. Mängi natukene veel, mängi natukene veel, mängi natukene veel, mängi natukene veel, mängi natukene. Nüüd ta on piisavalt juba siin alguses seisnud, et puit on juba täis tõmmanud. Et nüüd on hästi oluline, et tõmbab selle kaltsuga lihtsalt maha, et ei jääks sellist nagu kihti. Kui nüüd töö lõpetame, siis neid lappe ei tohi jätta niimoodi puntrasse kuskile seismast, nad on ise süttivad. Ise süttivad? Ja siis on see, et kas teed selle kaltsu lahti, lased siin päikese käes ära kuivad või teine asi, et lased ämbrisse vett ja paned ämbrisse vette. No nii, terrass on valmis. Kuidas oled rahul selle tulemusega? Ma olen absoluutselt väga rahul. Toon on muutunud, eks ju, enne ma heledamalt tegime tumedamaks. Tegelikult see tume on tegelikult palju loogilisem selle maja juures, sest et siin on ka muud detailid on tumepruunid, et see tume näebki siin parem välja. Mis seal muud siis, kui head terrassi hooaega ja naudi? Aitäh! Sulle ka! Mängi natukene veel, 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 kuni paned tuled põlema. Mängi natukene veel.